11.36 algab arutelu töökoht või rannatool, mis toob inimesed Pärnusse elama. Arutatakse küsimuste üle, mis on Pärnu trupp, mis on meie eelis võrreldes teiste linnadega, kas töökoht jätkub ja kuidas teha neid juurde, kuidas tuua nood Pärnusse, kuidas meelitada tagasi need, kes on juba Pärnust lahkunud. Arutelus osalevad siis Keili Thompson, Pärnu ettevõtlus inkubaatori juht ja Pärnu disaini päeva kaasasutaja, Olev Aber, iduettevõtja Tabiatiks tehnoloogiajuht, ettevõtjas arendaja ja Forward Space koostööpartnerite kogukonna liige, Andres Sooliste, Pärnumaa ettevõttekoja juhatuse ja asutusliige ja Pärnu linnaga volikogu planeerimiskomisjoni liige, endine Pärnu linnapea ja abilinnapea. Ning vestlust modereerib Maria Rosalie Hanni, iduettevõtja aktiveid tegevjuht ja Forward Space koostöötamiskeskuse ning klubi noortekeskuse kaasasutaja. Lava teie. Aitäh! Tere! Mina olen Maria. Ma olen väga tänulik Eerikule, kes seda üritust siin korraldab. Mul on väga hea meel, et Eerik on Huubis tagasi ja toimetamas. Ma olen ka tänulik Kristina Põldotsale, Forward Space'i tegevjuhile, kes selle paneeli siin kokku tõi. Teema on meil selline, millest me oleme Forwardis rääkinud juba peaaegu 10 aastat. Et selles suhtes mul on natuke tunne, et me nagu kerime seda paati jälle edasi. Aga ma loodan, et me täna jõuame toreda aruteluni. Et siin eelmises vestluses läks väga aktiivseks siin, nii et ma julgustan publikut ka kaasa rääkima. Ja teema on siis, et kas töökoht või rannatool, mis toob inimesed Pärnu. Ja ma tuleks selle vestlus lahti sellega, et mis teid Pärnu tõi. Andres? Jaa, ma ei saanud sinna ise midagi parandada. Mina olen Andres Sooliste ja ma tegelikult sündisin siia. Aga ma levisin siit pikalt ära, et Tartus ja siis Vene sõjaväes ja ma olen selle eelmise diskussiooni fullt klientiks. Et siis ja elu viis mind vahepeal siis tööle Tallinnasse, vahepeal ka kaugemale, aga põhimõtteliselt 20 aastat nühkisin seda Tallinn-Pärnu maanteed ja siis tegelikult ei oleks ära läinud siit, kui oleks lubatud raudtee ikkagi valmis saanud õigel ajal. Aga kuna ta ei saanud, siis ma tegelikult pidin otsuse tegema, et perekoosoleks, et siis läksin kohe töö ära. Ja tulin tagasi ja olgem ausad, see tagasitulek ei olnud üldse keeruline siia, pigem hiljem või aasta või poolteist hiljem, kui ma juba olin tagasi, siis tegin aru, et mul ei ole üldse enam aega. Et tegevust on nii palju ja ükskõik mida sa nagu ikkagi ette võtad, et see kuidagi moodi avas uusi uksi ja siit ka siis ja veel kord tervitus eelmisse paneeli. Aga kindlasti rannatool toob Pärnusse inimesi ja tegelikult töökoht toob Pärnusse inimesi. Väga poliitiline vastus. Laini. Jaa, tere. Mina olen põline pärnakas. Ma olen võib-olla natukene ära olnud, aga ma olen alati Pärnus olnud, et ma olen selline täiega patrioot, et mulle väga meeldib siin lapsi kasvatada ja töötada ja aktiivne olla, mingeid üritusi teha, et ma olen fänn. Ma olen mõelnud ära mineku peale, aga ei saa minna. Jaa, tere. Mina olen Olev. Ja mina olen siis see, kes on tulnud siia niimoodi, et mul ei ole ühtegi varasemat pidepunkti või juuri või mingisugust nagu tugevat tunnet selle kohaga. Et mind tõi tegelikult elukaaslas töökoht siia. Et kuna ma ise olen IT-ettevõtja, siis minu töökoht ei sõltu sellest, kus kohas ma töötan nii kaua, kuni seal on elektrivool ja internetiühendus. Et siis mul oli nagu selles mõttes ei olnud nagu selle asukohaga väga suurt nagu pistmist, aga nüüd nagu ma tunnen, et järjest rohkem on pigem seda, et see annab mulle nagu võimaluse ollagi seal kohas, kus see elukeskkond on nagu oluliselt meeldivam kui mõni teine Eestis nagu suurlinnad. Et jah, minu nagu taust on see, et mind siia
olen siis nii-öelda see, kes on selle paneeli nagu see pool, et mitte ei toonud rannatool, vaid tõi tegelikult töökoht. No kui me räägime ikkagi, et me oleme siin eelarvamusfestivalil, siis ma arvan, et kellelgi ei tule üllatuseks, kui see nii-öelda ütlus, et Pärnus on hea elukeskkond, aga samas ka see, et töö viib inimesed üldiselt Tallinnasse või Tartusse. Seega, ma ei hakkaski selles osas rohkem keerutama, et tegelikult me teame seda, et Pärnus töökohti on suhteliselt kesine, on see valik. Et kui mina võtsin Siivi keskuse eile lahti, siis umbes 95% töökohtadest oli seal teenindussektoris, siis oli näpuotsa täis ehitust ja näpuotsa täis mingit muud kolmandat X asja. Et miks meil ei ole täna Pärnus seda valikut, mis on Tallinnas ja Tartus, Andres? No see on nüüd, juurtes on küsimus, et Tallinn on loomulik mootor ja ma olen varasemalt tundnud veel sellist paralleeli, et tegemist on sellise koletu punase tolmuimejega, millest kunagi tehti multifilm Eestis, et mis imeb valimatult endasse kõike ja selleks, et oma suurt võimekat keha üleval hoida, peab ta võtma järjest rohkem ja rohkem ressursse ja seda tegelikult kogu muu Eesti talle pidevalt võimaldavad. Inimeste näol, inimeste maksude näol, mis iganes. Mõnes mõttes võiks täna öelda, et Tallinn ja tänases mõttes ka Tartu on kõik kogu muule Eestile võlg. Et oluliselt kohe võlg, päris suurtes summades. Korra olen mõelnud, et kunagi ajaloost on teada, et Lihula oli ka üks kunagi pealinna kandidaat, Eesti pealinna kandidaat. Et võib-olla keegi on kuulnud, et siis, mis oleks siis juhtunud, kui oleks Lihula pealinnas? Ja milline oleks Pärnu positsioon siis? Aga jah, et nii ta on, et keskus tõmbab ja Tallinn on olnud kogu aeg keskus, ta oli ka tsaaririigi aja keskus, kuhu viis raudtee Pärnusse, mis oli siis Liivimaa üks linnake, Põhja-Liivimaa linnake. Tsaaririik raudteed ette ei näinud, selle pidi kohalik võim ise siia läbi vaeva ja ettevõtluse sebima. Eks need on seal ajaloolisi juhtes kinni. Tartu eelis on täna see, et Tartu on suutnud väga edukalt müüa oma kõrgharidust või kõrghariduskeskust. Et ükskord me siin sõbraga lugesime kokku 10–11 kõrgkooli või selle filiaali on Tartus esindatud. Ja mõelge ise, eks ju, kui palju avalikku raha tegelikult, kõrgkoolid on avalik-õiguslikud isikud, eks ju, palju avalikku raha tegelikult Tartu võrreldes siis Pärnuga, kus on ainult üks filiaal, eks ju, tegelikult, siis läbi hekseldab aastas. See vahe on ligi 10-kordne. Tartu suurus inimest Pärnust on ainult napilt 2 korda suurem, eks ju, rahvaarvuga ja nii edasi. Aga avaliku raha mõttes mõelged ise, eks ju. Ja sealt ka need kõik palgavahed, eks ju, ja nii edasi. Kolmas teema on kindlasti see, et tänu sellele, et Tallinn toimub pidev konsolideerumine, juhtimise konsolideerumine edasi. Pärnus olid omal ajal olemas kõik suured ettevõtted, eks, mis tööstusettevõtted, millest täna on jäänud ainult mälestus. Asemel on tulnud küll uusi ettevõtteid, aga see struktuur ja formaat täiesti teistsugune, eks. Et tippjuhtkond on ära liikunud Pärnust. Puhkemajandus on see alles, aga muus valdkonnas sageli on see kadunud. On olemas ainult valdkondlikud juhid, tootmisjuhid, eks ju, personalijuhid mõned, eks ju. Aga suur osa on ära liikunud ja sealt tekib ka jällegi see küsimus, et kus need töökohad siis kaovad, eriti tippjuhtkond. Ja see avaldab ka tegelikult linnajuhtimise kvaliteedis, eks ju. Et kui tippjuhid ära kaovad, siis keskmiselt kõrgemalt haritud, alles jäävad ka haritud, aga võib-olla ka nii kõrged siis. Kaidi, sina oled ettevõtlusinkubaatori juht ja vead seda tehnoloogia ja iduettevõtete kasvu Pärnus. Et kuidas meil on siis nende iduettevõtetega ikkagi Pärnus täna Jah, vastukaaluks siis nendele suurtele hiidudele
jõuavadki ju Inkusse siis sellised ühemehefirmad, kes on jõudnud siis kas koos kaaslasega või ise Pärnusse tagasi, et luua endale ise töökoht. Et nad tulevadki selle mõttega, et siin Pärnus on täiega tore elada, aga mis ma siin teen siis, et okei, võib-olla teeks oma mingi ettevõtte. Et kui me 4 aastat tagasi alustasime, siis mu enda mingi tunnetus oli just, et mujal linnades on ju inkubaatorid hästi nagu ülikoolide osa on ja me olime ka seal ülikooli juures ja ma arvasin, et see ülikool jookseb pikali seal inkubaatoril, noored kõik tahavad hullult hakata äri tegema. Ja tõde oli see, et tegelikult mitte ühtegi tudengit ei tulnud sinna. Nad nagu ehitasid õlgu ja ütlesid, et ma ei tea, seal koolis on nii kiire ja tegelikult ma ei tea, et ma ütlesin, et õpite ju ettevõtlust, et miks te ei tule nagu kohe, et proovige, katsetage, testige. Samas ma tegelikult ma tulin õppima seda ettevõtlust. Ehk siis nagu veits nagu huvi puudus ja ma olin nagu väga-väga üllatunud, et kui vaatad Tallinnas on seal Tehnopoli kõrval TalTech, et seal on väga hea sünergia, noored seal kõmmutavad, asutavad startup'e. Aga siis ma nagu tajusin, et see sihtgrupp, kes siis tegelikult neid ettevõtteid asutab, on võib-olla 30+ inimesed. Ehk siis need, kes ongi juba kuskil ülikoolis ära käinud, on Pärnusse tagasi tulnud, võib-olla kasvatavad lapsi, ongi niisugune väike tore linn, et siis endale see töökoht luua ja hakata mingeid tooteid, teenuseid arendama. Et mulle endale tundub täna päris hästi sellega, et see võiks kindlasti suurem huvi ja selline aktiivsus olla, aga jah, mingid piirid ilmselt tulevadki ette selles osas, et nagu Andres ka tõi selle ülikoolide poole, et meil võiks olla rohkem selliseid haridustempleid, mis tooks nagu sellist teistmoodi inimesi siia kohale, et see kuidagi toetaks seda, meil oleks rohkem kompetentsi. Meil on ju kolledž ja meil on ju Saksa tehnoloogiakool ja millest meil siis Pärnus puudu on kooli mõttes? Ma võin võtta selle võib-olla, et kui me vaatame kolledžit, siis kolledži minu kui väga sükse inseneeria tüpaasiga inimesel on see mure on selles, et hästi palju on sükest sotsiaal- ja valdkonna erialast. Ehk jah, küll ettevõtlus, küll turismimajandus on ju, teenuste disain on ju, aga puudu on sükest reaalia osa. Ehk siis puudu on nagu, mida mina näen, et see mure on selles, et meil ei ole laia põhjalisust. Ehk siis, et meil on nagu ühes valdkonnas, jah, me nagu toodame peale inimesi ja loomulikult siia tuleb nagu mingid nagu valdkonnad, nagu samamoodi see turismivaldkond on nagu tegelikult väga nagu tugev aktsepteeritud ka nagu välisüliõpilaste poolt, et nad tulevad siia, et kuulge, et see on nagu äge ala, on ju. Aga meie mure on see, et me natuke jäämegi sellesse rannatooli kinni selles mõttes, et see Pärnu nii-öelda nägu väljapoole paratamatult on seotud turismiga. Aga kus see nagu nii-öelda kvalitatiivne hüpe saab tulla, on see, et ta peaks minema palju laiapõhjalisemaks. Ehk siis, et need teised siis majandushalud või valdkonnad peaksid tulema kaasa just sellega, et kuidas me need nii-öelda kõrgepalgalised töökohad, inseneeriad, tootmisettevõtted saame, on see, et see on natuke selline kanamuna olukord, eks ole, et miks siia nagu seda tootmisettevõtet ei tule, sest siin ei ole tööjõudu. Aga miks siin ei ole tööjõudu, sest siin ei ole töökohti. Et seal on natukene selline munakana probleem, mida on nagu, keegi peab seda lahendama, et kuidas me seda teeme, on nagu üks küsimus, ja teine just selle nagu ülikooli valdkonnas on see, et ülikool annab selle nagu väga hea pikaajalise nagu põhja, et kui siit tuleks peale kogu aeg nagu seda reaalia valdkonda, siis tekib ka sellel suurel tootmisettevõttel mingisugune kindlus, et okei, et siit on nagu isegi nagu potentsiaali võimalik, et siia piirkonda tuleb seda tööjõudu juurde. Et alguses suure tõenäosusega on see nii, et ta peab siia tooma selle tööjõu. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas seda tööjõudu siia tuua. Et kui nagu me tootmisettevõttest räägime, siis siin on nagu see, et see paratamatult on väga kapitalimahukas, väga palju investeeringuid on vaja teha, mis on nagu täiesti omaette teema, aga võib-olla selline täpselt see, et kui me räägime sellest, et nii-öelda suuri ettevõtteid siin ei ole, siis tegelikult saab ju alustada nagu ettevõtetel, millel ei ole vaja füüsiliselt väga palju sisse seada, et saab ju alustada täpselt sarnaselt nagu Forward-Space'is või siis Workvibe'is, et sul on mingi kontor, et sa ei pea nagu ehitama enda mingit klaast maja selleks, et nagu tuua kogu see mingisugune 100-pealine nagu inimkond siia sisse vaata, vaid sa saad alustada ka väga väikestest tükkidest ja seda nagu skaleerida mingi piirini ja vaata, et kui see nagu käima läheb, et siis me saame võtta nagu enda kontori. Et ma arvan, et see on võib-olla nagu üks asi, mida Pärnu saab ja peab nagu rohkem suruma, ongi see, et te saate alustada ka nendest nii-öelda, et see töökoht ei ole see, et sa pead endale kohe hakkama mingeid asju ehitama, et see on nagu jõhker kapitali paigutus, vaid seda saab teha nagu ka väga inkrementaalselt, väga nagu ühikupõhiselt.
kommenteeriks, kui tohib. Jah. Ma olen nii Saksa Tehnoloogiakoolituse kooli kui ka Tartu Ülikooli Pärnu koolituse nõukogu liige ettevõtjate poole peal. Ja ma olen täpselt samamoodi nii-öelda startup ettevõtja üritanud Pärnusse, Tallinnast oma ettevõtted uuesti tagasi tuua 2 korral, mõlemal korral ebaõnnestunud tänu sellele, et ma ei ole leidnud Pärnust nii-öelda kompetentsi, mida meil on ettevõtte arenduseks vaja olnud. Ja kui ma nüüd nende kooli nõukogudes räägin, siis ma ütlen, et ausõna, Tartu Ülikoolil ei ole Pärnu kolledži arendamisel mitte mingisugust huvi. Me võitleme siin nagu hommikust õhtuni selle nimel, et läheme siia nagu, et me saaksime olla ja sealt püsida ja nii edasi. Me peame nagu Harri ja kogu see seltskond meil seal ikka nagu näeb vaeva, ütleme niimoodi. Saksa koolist ma ei taha kommenteerida täna, sellepärast, et selle kooli nagu selline positsioon on niisugune keskeltläbi väga ebaselge. Aga ma tahaks öelda seda, võib-olla sinu kommentaariks veel lisaks veel juurde, et tegelikult paljud kompetentsid, mida meil tööstuseks vaja on, ei ole tegelikult üldse kõrghariduskompetentsid, vaid tegelikult meil on olemas väga ilus korrektne kutsehariduskool liidus. Ja kui me nüüd selle Niidupargi kooli õppekavade arenduses oleksime hästi paindlikud, et koheselt kohanduksime tööstusvajadustele reaalselt, näiteks me räägime praegu sellest, kus Pärnusse tuleb tööstusklaster, või ka kaitsetööstusklaster. Kui me suudaksime seda vähegi Pärnu ettevõtjaid kuidagi juurde saada, kohe toota sellesse valdkonda droonindusse, elektroonikasse või tegevate inimesi, eks ole, siis see on üks võimalus, kus me saame nii-öelda Pärnus kiiresti midagi teha hariduse valdkonnas. Ja see pikk plaan muidugi on loomulikult see, mida Andres toonitas, et need tippjuhid, need kõrgepalgalised inimesed, eks ole, kes peaksid siin ka olema, kes tegelikult toovad lõpuks enda ümber need keskmise koos. Aga märksõna siit üles, et kutseharidusse vaataks korra. Teeks sellest kutseharidust midagi kõrghariduse ja baashariduse vahepealselt niimoodi, et see oleks populaarne, et noored näeksid, et see ei ole mitte, et ma ei saanud kuskile sisse, ma lähen kutsekasse. Vaid see on see äge asi, mis tegelikult ka midagi oskad teha, kui sa lõpetad, mitte lihtsalt ei ole niisugune tilu-lilu teoreetiline, käisin 3 aastat koolis, sain bakalaureuse ja nüüd ma nüüd olen töötaja. Et seal vaataks nagu sinna poolde ka. No me rääkisime eelmises arutelus, jõudsime ka sinna punkti ikkagi, et seda nooreealist on meil siin suht vähe. Ja paratamatult, miks seda vähe on see, et õppimisvõimalusi siin väga palju ei ole. Ilmselgelt atraktiivsed erialad on kõik Tartusse ja Tallinnasse. Ja eks see ongi nagu siin mainiti muna ja kana probleem. Et tegelikult me oleme Forward Space'is rääkinud seda teemat nii pikalt ja alati me jõuame tagasi ikkagi sinna hariduspunkti. Et see on vaieldamatult nagu selle teema nagu võtmeküsimus. Ja kui me eile tegime väikest ettevalmistust, siis me saime ka aru, et see vestlus väga kiiresti sinna haridusteemale suundub. Et meil ei ole tööealist noort, kui meil ei ole haridust ja meil ei ole töökohta, kui meil ei ole tööealist noort. Et nii see paraku on. Ma võib-olla kommenteeriks, et see tegelikult oli nagu selline vaheülemineku võimalus ka, et mina ise olen Pärnust pärit, pikalt Pärnust ära olnud, Tallinnas, Tartus ja Eestist väljas ka. Ja ma ei saaks tulla Pärnusse tagasi, kui ma ise oleks endale töökohta loonud. Aga et on ju võimalus, üks asi on kaugtöö on praegu juba normaalsus, et tegelikult noored ei pea tingimata õppima Pärnus, nad võivad ära käia, saada hariduse mujal. Aga tulla siia sellepärast tagasi, et elukvaliteet siin on parem. Ja ma ei tea, perekasvatamine siin on mõnusam kui Tallinnast näiteks. Ja siis et üks asi ongi ise endale töökoht luua ja teine asi nii paljud ettevõtted, kes palgavad kaugtööle inimesi. Et võib-olla see on nišš, mida Pärnu saaks nagu edasi aretada, et ettevõtetele pakudagi seda, et avage siin oma mingid harukontorid ja võtke inimesed distantsilt tööle, tegelikult elukvaliteet on parem ja samal ajal sul on siis tööjõud, kes on rõõmsam, sest et elu siin on mõnusam. No jah. Ma tahtsin seda teemat, natukene kõrgkooli teemat või siis hariduse teemat siin veel kommenteerida seda pidi just, et pigem on, haridus on hästi oluline ja üks komponent, et miks siia võiks inimesed tulla, aga haridus iseenesest ei ole eesmärk omaette, vaid vahend. Ja selles kontekstis peaks vaatama ikkagi nagu, me ei saa vaadata ainult tänast päeva, täna on meil nii, nüüd on seda halvasti, nüüd on seda hästi, eks. Me peaksime vaatama ikkagi perspektiivi. Ja vaat selle perspektiiviga minu arvates on tegelikult see koht, kus me tõsiselt peaksime praegu vaeva nägema, ja mitte ainult vaeva nägema, vaid ka tegelikult panustama, ükskõik siin on täna kaks linnapea kandidaati, eks ju. Et ükskõik, kes teist ühel hetkel saab sinna, eks ju, ja kas saab. Aga et mõte on nagu selles, et arendusvaldkond on täna
Pärnu linnas või noh, ütleme arenduskeskus on väga positiivse suunaga. Linna poolt ainukene kõige suurem võimekam omavalitsusüksus tegelikult on arendusvaldkond suhteliselt lapsekingades või peaaegu olematu. Tõsine sisuliselt võetav arendus, mis vaatab tegelikult tõesti lahtiste silmadega pikka perspektiivi. Me ei taha, see on ära löötsitud sõna, see pikk perspektiiv, aga tegelikkuses on eesmärk see, et sul peab olema ambitsioon kuskil ja see ambitsioon ei saa olla valimisperioodi lõpus. See ambitsioon peab olema kuskil 10-15 aastat vähemasti eespool. Ja siis selle nimel, eks ju, kui see ambitsiooni saab tegelikult ka paika, te olete vaatanud Pärnu arengukavaga kindlasti. No täiesti, andke andeks, ma 2 lehte loed või 1,5 lehte loed ja siis tegelikult läheb süda pahaks. Et sisuliselt tuleb päris ambitsioon panna. Kui sa arvad, et sa oled ambitsiooni paika saanud, siis mõtle uuesti, eks. Ja veel kord mõtle uuesti. Ja siis, kui sa tunned, et nüüd tundub, et see justkui nagu on, siis selle nimel tuleb kõik tööle panna. Kõik valdkonnad, eks. Kaasa arvatud kutseharidus, kaasa arvatud kõrgharidus. Me saame aru, et Tartu Ülikool on ühelt poolt meile õnnistus, see oli 15 aastat, 20 aastat tagasi meile õnnistus, et sa siia tuli. Et mina nägin omale ka selle nimel natuke vaeva, eks ju. Et täna me näeme, et aeg on mööda lendaks. Et see eesmärk enam ei lenda. Et võib-olla tuleks võtta teine eesmärk ja see ei ole nüüd minu idee, mis ma ütlen välja, aga tegelikult ehk tuleks võtta paralleelselt kõrvale, luua oma ikka päriselt siis Pärnu enda kõrgkool. Võtta see suund sinna poole, eks. Et kas või konkurentsi mõttes saab näha, mis juhtub, eks ju, ja siis sellesse panustada. Ja sellesse ei panusta mitte nagu Pärnu linna on aeg-ajalt panustada, paneme 600 000, võtame 600 000 ära, eks ju, toetame, ei toeta, eks ju. Vaid et see on kollektiivne kohalike omavalitsuste ülene kokkuvõte, vabandust. No selles mõttes, et ma ei tahaks, et see vestlus läheks selleks, et mida Pärnu linn teeb ja mida Pärnu linn ei tee, et kõik on linna süü. Selles mõttes ma arvan, et nagu siit tuli ka vahepeal jutt kaugtööst ja sellest elukeskkonnast, mis ikkagi toob selle kaugtöötaja või selle hübriidtöötaja siia. Et ma arvan, et seda betooni ja seda elukeskkonna rajamist on Pärnu linn väga hästi teinud ja see keskkond on siin nüüd olemas. Aga küsimus on jah, et nüüd oleks vaja nagu siia tuua ka see sisu, on ju. Et võib-olla juhiks seda vestlust nagu selles mõttes selle kuidas ma ütlen, selle linna materdamise poolt natukene nagu ma ei materda. Jaa, vale sõna, aga selles mõttes olen nõus, et kuskilt see initsiatiiv selle hariduse loomeks peab tulema. Küsimus ongi, et kui suur roll on siin kohalikul omavalitsusel või riigil. Siin on nüüd mingi 100 kätt püsti. Nii, palun. Jaa, aitäh. Meil on Pärnus teada nüüd, et Tallinna Tervishoiu kõrgkool on avanud õdede õppe siis haigla juures. Et miks mitte arendada edasi mõtet, et arendada siin koostöös kas siis Tallinna Tervishoiu kõrgkooliga edasi täiesti eraldi siis Tervishoiu kõrgkooli filiaal, sest õdedele oli tänavu aasta 7 inimest kohale. Ja õdede puudus on katastroofiline nii Pärnu haiglas kui ütleme siin ka üle Eesti. Ja teine eriala, mis Pärnus võiks täiesti uuesti sündida, on kurortoloogia, mis kattub tegelikult ka selle tervishoiu kõrgkooli teemadega, pluss füsioterapeudid, kohutav puudus, pluss psühhoteraapia, mitte ülikooli tasemel ütleme psühholoogid, vaid psühhoterapeudid. Ja täiesti tänapäevane väga valus teema ja erialasid kui küll ja lisaks puudub Pärnus ka mereharidus, mis võiks olla omaette idee, et merekolledži asutada, kus oleks kõik need jahilaevaload ja paadiload ja nii edasi. Et võimalusi ju koolidel on küll. Ja veel üks idee, Pärnu, ütleme siis kutsehariduskeskusel on küll ühiselam olemas, aga kolledži omad ja siin kui need teised koolid juurde mõelda, üliõpilastel pole kuskil elada. Pärnu üüriturg ei ole see, kus üliõpilasel on nagu kindlustunne. Sügisel sisse, kevadel välja, jälle sügisel otsid, kus sa sisse saad oma odava pinna ja jälle kevadel välja. Et Pärnu vajab ka ühte tudengite korralikku sellist ühiselamut, kus ta võib olla aastaringselt seal paikneda. Aitäh! Sul oli ammu juba käsitlenud. Eelkõnelejaga väga nõus ja ühiselamu teemat oleksin ka nagunii esile tõstnud.
aga kolledži seisukohalt ütleks, vabandust, olen Eritooma kolledži õppejõud, et kolledži seisukohalt ütleks seda, et meil oli sel aastal väga hea vastuvõtt. Eile oli meil avaõhtus, võib öelda, et üle hulga aja oli väga palju Pärnu nooli, kes on kolledžisse õppima tulnud, et vahepeal nagu pärnakad, ma ise tahtsin ka noorena kodust ära, eks ole, ja kaugele. Aga see selleks ja me oleme ju väga palju arutanud ka seda, et millised erialasid võiks kolledžis avada ja teha ja väga nõus, et inseneeria Pärnus tõesti vaja. Aga võib-olla olete ka kursis, et Pärnu kolledž on ju väga suures ruumipuuduses. Me oleme pooli ära andnud Sapale ja meil ei ole lihtsalt kuskile praegu laieneda. Aga meil on olemas suurepärane projekt, et kinni ehitada see aatriumoone. Kui tõesti ollakse huvitatud, et kolledž laieneb, et meil tulevad inseneeri erialad ja siis palun leiame üheskoos võimalused, et valmis ehitada see pool, mille projekt on ammu olemas, mis võimaldaks meil avada üks erialasid, vastu võtta neid, ütleme, või erialasid arendada, mida tõesti oleks ka Tallinnas selliste inseneeri valdkonnas vaja. Ja viisena oleks see olnud see teine asi, mis ma oleks rääkinud, et teile noorel tuleks hea meelega, aga elu on väga palju muutunud ja lihtsalt ütleme, üüride korter Pärnus isegi mitme peale on ikkagi noortel üle jõu käinud. Nii et kui tahetakse, et kolledž laieneb, rõõmuga nõus, aga teeme siis kolledži suuremaks ja arendame neid erialasid, mida siis sinna on vaja. Mina räägin ikkagi sellest partei noored noorteks, aga on ka need noored, kes ka kooli tahavad õppida, aga ma näen ka seda ära, et oma töökohased noored lähevad tööd teha, siis palk on väga vilets. Ja üle mõistuses, Pärnu mõistus on miinimumpalk ja miinimumlähedane palk nagu normiks. Ja inimene läheb ära juba siit Pärnust kas välismaale või Tallinnasse, sest tööinimene ei saa käia vahetustega tööl, kus sul on 2-3 vahetust ja teeninduses, kus istud 12-13 tundi õtti tööl, kus on lasteaiaealine laps, kes on vaja lasteaeda viia, kes on vaja kindla aja peale ära tulla ja kui sa oled üksik ema, kuidas sa käid sellesse tööl? Töökohad on tõesti vilets asi, aga need ei vasta inimeste vajadustele. Ja lisaks see, et Pärnu mõistes on miinimumpalk ja miinimumlähedane palk nagu normiks. Üle selle ma ei näe, et keegi nagu tahaks rohkem pingutada, siis hakkavad kohe jooksma keegi ära. See on nagu must be. Ja just see, et kui noor tahab ka pere luua, siis peab ka olema töökoht vastavalt tema vajadustele, et ta peab valima, kas ma sünnitan lapse või pean käima vahetustes tööl. Tootmisettevõtted on kõik 2-3 vahetust. Sa ei saa lihtsalt pereelu elada ja kui sa oled üksik ema ka. Enamused on üksik vanemad. Et see, et noored, kes tahavad õppida, see selleks, et see annab võimalus, aga see ka nendel inimestel mõelda, kes on võib-olla oma õppitasel, ta ei taha õppida edasi, aga ta tahab ka elada. See on kõik. Jah. Tahaks ütelda sellist asja, et võib-olla on see lahendus kõik nendele madalatele keskmistele palkadele see, et peaks nagu selgelt välja ütlema, et Pärnu ei ole mitte ainult suvepealinn. Et me ei taha olla ainult suvepealinn. Me tahame olla ka korralik linn eeskätt enda pärnakatele ja aasta ringi, mitte 2-3 kuud suvel. Et see fookus tuleb natukese nüüd nihutada teiste asjade peale, mitte olemise peale suve peale. Aga see on ka minu meelest muutunud nüüd ka nagu muutusmaterjal see linna, et see tegelikult enam ei räägita suve pealinnast, et ongi aasta läbi on tegelikult, mis suvi on tunne või mis iganes, see slogan on praegu. Ma tahtsin veel lisada, et selleks jätkuks, et tegelikult paar päeva tagasi oli uudistes ju meil Eesti keskmised palgad valdkondades. Toitlustus, majutus, teenindus 1,3 miljonit või vabandust 1006, ütleme 1306 on keskmine. Side pannakse sinna vastu 3500. Et sa tegelikult genereerib juba sinna linna kohe, kui me räägime kas rannatool või töökoht, nii nagu sa valid rannatool, nii sa genereerid kohe madalapalga. Ja tegelikult riigi osa on selles veel olulisem. Tuli juttu sellest Tallinna tolmuimejaks olemisest. Ta on väga võimsaks saanud ja kogu see seadusotsuse tasemel me valime ju juba, meie valimisseadus on nii, et meil polegi enam esindajaid varsti siit Pärnust või ükskõik Ääremaalt.
elanikkonna arv on nii madal. Ja enamik esindajaid liigub ju Tallinnast ja nad toodavad iseenda, nad ei muuda neid maksusüsteeme, mis meil on olnud aastakümneid juba. Kui te vaatate Põhjamaid, siis seal on ju, mida kaugemale pealinnast inimene loob oma ettevõtte, seda suuremad on tal maksusoodustused, kas või tulumaksu või mingisuguste muude maksude tagastuse näol. Nad on väga huvitatud, iga kilomeeter ta saab kompensatsiooni, kui ta teeb oma ettevõtte pealinnast välja. Et see on juba tegelikult poliitiline küsimus ja kas meie valitsusjuhid tahavad näha üldse Eestimaad ühtsena. Kas nad tahavad? Kui uudiseid kuulata, siis aeg-ajalt on tunne, ega ei tahe. Kari. Tahtsin korra viia selle vestluse uuesti seda kaugtöö peale ja tegelikult nende sammude peale, kui jõuame. Tegelikult idee lõppkokkuvõttes on see, et Eesti Pärnus võiks olema ettevõtted, mis loovad kõrgepalgalised töökohad, aga sinna on vahel veel vaja mitmeid samme teha selles, et sinna jõuda. See ei saa niimoodi, et täna oleme siin ja homme oleme seal. Me ei saa midagi selleks teha, me tee vahesamme ja vahesammudena sa pakkusid välja selle kaugtöö brendi ja tegelikult ega midagi ei ole öelda see, kas vaherappi on nagu maantee või ideaalis Pärnu-Tallinna vahel 50 minutiga või 40 minutiga sõitev rong on tegelikult see vahelahendus, sellepärast et ma toon näite, ma elasin enne kui ma Pärnusse kolin, elasin Tabasalus. Tabasalust Ülemistele sõita läheb aega umbes tund 10 tunni ajal. Pärnus sõita 50 minutiga Ülemistele on 50 minutit lühem maa. Ja Tallinn võitleb ka nende linna ääre elavu kvartalite, kus ma olin mugav elada Tallinna kesklinnas. Ehk ühesõnaga Pärnu võimalus on see, et ma tahan öelda seda, et Pärnu või Tabasalu Tallinna suhtes ei erine transpordi pikkusest ja see ajutine üleminek tuleb moment, kus kohas ettevõtted või justkui nagu töökohad on natuke nagu Tallinnaga seotud hübriidlahenduses see kaugtöö osa, et esmaspäeviti ja reedeti teen kodust ja kaugelt, kolmapäeval, neljapäeval, teisipäeval olen Tallinnas või kui on näiteks mingi kliendi kohtumine vaja teha või kuskil kokku saada füüsiliselt, sa saad selle sinna minna, rongis teed tööd ka, tööpäev juba hakkab sellel momendil, kui sa rongi peal astud. Et see tegelikult terendab meil see hübriidlahendus ja Pärnule tegelikult on nüüd praegu kätte mängimuas selline momentum, millest me tegelikult peame kinni krabama, mille ümber me peame selle Pärnu arengu uuesti ehitama. Ja see on see suurem pikem visioon, mida ma peaks ka ergutada, et me võiksime teha. Lihtsalt see kommentaar. Ja ma olen nõus, neid kaugtöötajaid ja hübriidtöötajaid me näeme korraldist palju ja neid tagasitulijaid ja nii edasi, aga jah, üldiselt see kaugtöö pärast nagu Covidi lõppu on pigem läinud ikkagi selleks hübriidiks, et 100% kaugtööd nagu enam keegi nagu väga ei tee. Ikkagi tööandjad eeldavad, et sa käid ikkagi mõned päevad nädalas kontoris, mis on sul üldse Tallinnas või Tartus on ju. Et selles suhtes see rong oleks kindlasti asi, mis et see sama asi annab selle võimalus, et need inimesed, kes praegu elavad Tallinnas ja loovad oma töökoha siia ja kirjutavad ennast Pärnusse sisse, et nad liigutavad oma tulumaksuraha juba Pärnusse ära ja pool nädalat tarbivad Pärnut kaasa arvatud hobikud, restoranid, kogu see teenindussektor aasta ringselt. Et seal on nagu nii mitu mõju, mis seda võiks nagu suunata sinna suunas, mida Pärnul on tegelikult vaja ja see on see rahasumma, mis aitab meid uuesti siit nagu välja arendada. Aga kui me nüüd jõuame siia ikkagi selle arusaamani, et meil oleks kõrgepalgalisi töökohti, on meil vaja siia tehnoloogiaettevõtteid, innovaatilisi ettevõtteid, et saada neid ettevõtteid, on meil vaja haridust, siis küsimus on, et kelle vastutus või kelle initsiatiiv see peaks olema, et tuua siia midagi muud peale turismi ja sotsiaalvaldkonna. Kas keegi julgeb vastata? Kui te lubate, ma võin vastata. Ma arvan, et kõige suuremate pagunitega tegelane peaks seda vedama Pärnumaal. Ja sest et täna see ambitsioon puudub, et olen ausad, et me teeme üksikuid asju, aga suurt ambitsiooni pole. See peab suhtuma, see kõige suuremate pagunitega on kohaliku Pärnu linnapea või siis see esinumber, kes on see volikogu esimees või linnapea või siis tuin panna. Et keegi teine seda teha ei saa. Ja ta saab seda volitada loomulikult arenduskeskusele kui tegevorganile, eks ju. Ja selle peavad vallad taga olema. Ta peab olema ühendav lüli ja mitte ainult Pärnumaal, vaid minu pärast kas või Lääne regioonis või koos saartega. Et siis oleks selle asja võimekust. Vastasel juhul me jäämegi nokkima siin pisikesed asju. Sild on suur asi, eks ju, et aga kui me küsime, et kuidas see nagu 15 aasta perspektiivis Pärnu linna arendab ettevõtlust või mida iganes, eks ju, et tekib küsime. Ja meil on ennem oli juttu selle, et tegelikult terendab siin ju Rail Baltic, tore raudtee, tegelikult ei ole ju raudtee, ei ole eesmärk.
raudtee on jällegi vahend. Et sisuliselt see raudtee võimaldaks tekitada üks asi on põhja-lõunasuunalise kaubaveo, eks ju, ja siin vaheterminal on meil, eks ju. See tekitab võimaluse inimestele jääda paiksemaks ja tuua seda, kuna elukeskkond on Pärnu minu arvates parim Eestis vähemasti, siis ei ole mõtet, seda ohtu ei ole, et inimesed siit sellepärast ära lähevad, kui sul on ühendused olemas. Et siis nad pigem tulevad siia tagasi, sest see on mugav, 15-20 minutit või 45-50 minutit tegelikult mõlemas suunas on ja on sul kesklinnad olemas on ja see töötab niivõrd positiivselt. Meil on teine teema, selle raudteega seonduvalt ja ma ei tea, kas rohemajandus on veel tegelikult eesmärk või ei ole, eks, aga mingi osa sellest päikese ja tuuleenergiast siiski võiks siin kohapeal tarbimist leida. See võimaldab tööstuse arengut täiesti nendes suundades, mida võib-olla varem ei olnud võimalik. Okei, aga me lähme nüüd jälle hästi laiaks selles mõttes, et... Jaa, aga need on seotud, me räägime tulevikust töökohtadest ja elanikest. Et meil on ajaline, meil on tegelikult päris palju selliseid tegureid, mis toovad Pärnusse uue kvaliteedi 5-10 aasta perspektiivis ja meil tekib ajaline käpp, meil pole inimesi nende jaoks. Et nõudlus tekib, aga meil ei ole tootmist sinna taha, eks ju, inimeste kvaliteedi tootmist, töökohtade ettevalmist tootmist. Ja see osa tuleb tõesti katta, ma arvan, et see kaugtöö on üks võimalik, muidugi on üks võimalus. Aga kohalik omavalitsus, ma ütlen veel kord, kõige suuremate pagunitega mees peab seal ees hambad risti. Nii kui Ventspilsi, vaid selle Valmiera linnapea tegelikult edukalt eelmisel aastal tegelikult Pärnus demonstreeris, kuidas üks linnajuht peaks oma linna vedama ja juhtima ja promoma. See on hea näide, ma eile just teile rääkisin sellest Seinajokist, mis on Helsingist 350 kilomeetrit ja seal on 5 ülikooli filiaalid siis ja seal on natuke suurem kui Pärnust 66 000 ja kui kirglikult see linnapea rääkis sellest, oli nagu see linnaturundusjuht, kuidas meil on need ülikoolid, kuidas me ehitame siin uusi maju, kuidas inimesed tulevad tagasi linna, et see oli nagu hästi nagu, mis meil Pärnus, mille taha see nagu jääb, et me ei saaks tuua mingid filiaale, kas või kunstiakadeemiast mingid õpped siia, et ma saan aastaid on räägitud sellest, TalTech on kuskil juba ukse taga olnud, ei ole tulnud, et ma seda ajalugu nagu ei tea, mille taha see on jäänud, aga lihtsalt kuskil on see võimalik, me ei pea nagu jalgratast ka leiutama, eks, et tuua need filiaalid, uued erialad, mida just see Pärnu siis ilmselt nagu vajaks meie oma seda nagu elanikkonda arvestades on ja tööjõudu ja vajadust. Asi nagu, mida mina just nagu iduettevõtjana või mis nagu kogu selle idusektori nagu loogika on see, et me teeme nagu fail early, fail fast. Ehk siis, et ma arvan, et lisaks sellele, et jah, et meil on nagu üks inimene või üks nii-öelda samamoodi see persoon peab olema nagu selgelt see heas mõttes nagu patrioot, et ta peab seda vankrit lükkama nii kaua, kuni see nagu mägi otsa saab ja see nagu laskumine hakkab ja see vanker hakkab ise nagu minema. Et sinna kõrvale see, et nagu täpselt nagu sa tõid, et me oleme 10 aastat seda rääkinud, et see rääkimine on nagu tore asi, ja täpselt see, et peaks ja võiks ja tuleks, et kuidas me saame selle, et paratamatult see 10 aasta perspektiiv on nagu hästi suur. See elevant on nagu hästi suur, et kuidas me seda nagu elevanti siis sööma hakkame, et hakkame siis nagu otsast minema, tüki ampsu kaupa, et välja töötada see kontseptsioon, et okei, et see on okei asju proovida. Et ma nagu ei räägi seda, et ettevõtjad peaks laskma nagu linnajuhtimisse laamendama, sest see nagu on näha, et nagu üks väga suur riik, kus on ettevõtja eesotsas, ei tööta nagu väga hästi selles riigi kontseptsioonis, sest tema mindset on nagu hästi ettevõtja mindset. Aga just nagu see, et võib-olla on see nagu koht, kus saaks nagu võtta mingit niši, et proovime teha mingisuguse sellise asja, et meil on võimalik katsetada asju. Et seal on mingi väga selge mõõdik taga, okei, paneme selle asja tööle, okei, see ei töötanud, võtame mingid õppetunnid, lähme edasi. Aga ma näen ka seda, et seal on väga selgelt täpselt sama, kuhu me nagu alguses jõudsime, et seal on väga selgelt nagu olemas see peab olema väga pika visiooniga asi, see ei saa olla nagu valimistsüklist, sest muidu tekib täpselt see sama asi, et me ei saagi proovida. Sellepärast, et sealt tuleb kohe vastukaja, et okei, et kuule, see ei töötanud ja siis tuleb kõik see nagu kommunikatsioon ja kogu see asi nagu kokku, et nüüd on see, et okei, et nüüd on kõik halvasti. Ja asi, kuhu ma veel nagu tahtsin jõuda, ongi see kommunikatsiooni poole, mis on see, et nagu selle asja või nagu selle nii-öelda protsessi tahk on see, et see kommunikatsiooni pool meil paratamatult täna nagu selles regioonis ja kas või nagu laiemalt selles avalikus sektoris on lihtsalt nagu väga kehva.
et noh, kui me nagu jõuame selleni, et nagu see kommunikatsioon on see, et noh, ma ei taha seda näidet tuua, aga see minu jaoks nagu illustreerib väga hästi seda näidet, on see sama metanoli tehas, et kui see metanoli tehas siia ei tulnud ja ajakirjaniku küsimuse peale, et miks meid ei teavitatud, et teil on sellega probleeme ei tulnud, on ametlik vastus, et te ei küsinud. Et noh, siis nagu tekib küsimus, et see ongi nagu see küsimus nagu, et mis, noh, et kui me nagu sellist kommunikatsiooni teeme, siis nagu noh, seal on nagu nii suured puudujäägid just see, et me ei saa olla reaktiivsed selles kommunikatsioonis, vaid täpselt sama turundusteema ka, et seal peab olema proaktiivsus, et jah, meil on selline initsiatiiv, me proovime mingeid asju, me teame, et seal taga on võimalik see, et me võime nagu, et see ei pruugi välja tulla, on ju. Aga et just see nagu kommunikatsiooni pool ka, et juba nagu neid ootusi juhtida, sest muidu on see, et noh, me ei tegele ootuste juhtimisega, vaid me tegeleme selle tagajärjega ja selle tagajärjega me paratamatult ei tegele ka väga hästi. Ja siis meil tekibki see sama nagu spiraal, kus on, kõik on nagu halvasti, kõik on kehvasti et just see nagu, mis minu sõnum on see, et natukene võib-olla sellist nagu mindseti ka ajad, et jah, et me peame vaatama seda pikka perspektiivi, aga ainuke võimalus seda pika perspektiivi lahenduseks on see, et noh, mulle meeldib nagu Siim Vallase punkt selle koha pealt, et nagu rasketele probleemidele ei ole lihtsaid lahendusi, sellepärast nad ongi rasked probleemid. Et täpselt samamoodi, kui see probleem on nagu kompleksne, raske, sellel ei saa olla ühte lihtsalt lahendust. Aga viis, kuidas seda teha, on see, et nagu tammid down, teeme väiksemateks tükkideks, hakkame kuskilt otsast lihtsalt minema. Sest täna me olemegi olukorras, kus me nagu räägime, me oleme 10 aastat rääkinud, aga nagu noh, ei ole ju nagu käega katsutavalt kuskilt nagu midagi tulnud. Ja noh, minu võib-olla nagu viimane sõnum ongi see, et nagu seda betooni me oleme osanud nagu suht hästi valada. Et täpselt see, et ma nagu, täpselt see 6 aastat, mis mina olen siin olnud, ma näen seda, et see linn on nagu kardinaalselt muutunud. Just nagu linna välimuse poole pealt, et sul on seda noh, heas mõttes ongi, et Pärnust ongi tehtud Miami, on ju. Aga et noh, et nagu paneme nagu selle koha korraks nagu pausile, et ärme rohkem seda betooni vala, sellepärast et selle betooni valamise mure on see, et ta ei ole skaleeritav. Ehk siis, et nagu sa tood siia küll turisti, on ju, aga selleks, et tuua siia rohkem turisti, sa pead veel rohkem betooni valama. Ehk siis, et see ei ole nagu siukene kvalitatiivselt, ei ole see nagu hoomatav asi, siis see kõik asi vajab nagu hooldamist, vajab parandamist ja kogu nagu asja. Et paneks korra selle nagu betooni valamise pausile, tegeleme nagu selle arengusuunaga just selles mõttes, et noh, see betoon tuleb nagu mingil hetkel ilmselt sealt ka nagu orgaaniliselt järgi, on ju, täpselt see, et me ei rahulda enam mingisuguseid tööstuse vajadusi, mingisuguseid elukeskkonna vajadusi ja siis tuleb see nagu noh, nii-öelda betooni valamise vajadus jälle tagasi, et ma ei ütle seda, et nagu me ei peaks nagu mitte midagi arendama nüüd järgmine 10 aastat, on ju. Vaid pigem see, et nagu see fookus võiks olla nagu natukene sellest nagu asjade valmis ehitamise poole pealt seda, et mis see visioon on. Kuhu me nagu jõuda tahame ja need asjad tulevad paratamatult selle pärast sinna juurde, et sealt tekib sellest samast visioonistigi vajadus nende arenduste järele. Ja ma loodan, et me oskame ka neid visioone sõnastada natuke täpsemate mõõdikutega või lihtsalt üleüldiselt iseloomustavad sõnad. See on ka nagu asi, mida ma olen tähele pannud. Aga meil on 3 minutit, nii et kiirelt viimased kommentaarid. Aitäh, et tegelikult on ju ka noortel probleem Pärnus, kus elab. Ja probleem on ka lastega peredel, noortel lastega peredel. Üüriturg on, juba eelnevalt ma mainisin, missugune ta meil on. Pangalaenud keskmisele noorega perele võimatu kätte saada, puudub omaosaluse see 10-15% sissemakseks. Vanematel ei ole ka enam neid tagavarasid ja võimalusi, mida sisse maksta. Ja siis jääb üle ainult see kallis üüriturg. Et tean oma pere näitest, noored arstid Tartus, 2 väikest last. Ideaalne oleks nüüd tulla Pärnusse tagasi, 2 arsti saaksime juurde, aga üürikorterisse ei lähe nad elama, sest need on teada jälle, kevadel tuli välja, võib-olla talvel sisse jälle ja pangalaenu saamine on väga-väga keeruline. No see üüriteema on juba ka väga leietatud selles mõttes kõik ja Pärnul vaja noortega, lastega peredele oma üürimaja, normaalse üürihinnaga, normaalse kommunikatsioonide kuludega. Charlotte Kaalipäev keskpüsti. Ja Pärnu linnas on oktoobrikuu seisuga umbes 500 noort, kes ei õpi ja ei tööta. See on nagu keskuslinnas ja maakonnas ilmselt umbes sama palju. Mulle meeldis startupi selline mängulisus ja julgus proovida asju. Kui me täna räägime eelarvamustest, kas ettevõtjatel on sellist mängulisust ja julgust neid noori kaasata? Ma arvan, et kindlasti on, kui neid huvi on. Sest ma ütlengi, et ma olen olnud või olen praegu ka gümnaasiumi, need õpilasfirmade mentor. Et ma ei tea, ma ei räägi nagu üldiselt, aga tegelikult on nagu huvipuudus või see haridussüsteem kurnab nad selle kooliprogrammiga nii ära, et nad on nagu nii lukus sellega, et nad üldse ei mõtle mingi fun'i peale või midagi veel toredat teha, et neil on ainult see mingi kooliprogramm.
ja siis ma mõtlen oma gümnaasiumi peale, minu arust sai täiega ägedaid asju nagu teha, et see ei olnud ainult koolis käimine ja õppimine, et nad on mingi, ma ei jõua trennis ka käia, siis ma mõtlen, okei, aga õpilasfirma, et mingi, ma ei tea, see on nii raske. Et siis nagu, noh, mulle tundubki, et seal on natuke nagu huvipuudus, et ma arvan, tegelikult on nagu kõik avatud neid vastu võtma. Võib-olla ka siis töökoha. Kail oli ka seal taga käsi püsti. Sorry, ma mõtlesin, et kas ettevõtjatel on ka näiteks julgus proovida sellist töökohapõhist õpet? Et kuidas see mõte ettevõtjate peas kuljetab? Nii palju veel vastata, et seda õpilast või last, kellel puudub igasugune huvi, ei päästa mitte miski. Et võib-olla ainult sotsiaalabisüsteem, et seda ongi selle süsteemi kliente. Et ettevõtjad üldjuhul, täna me rääkisime ennem kutsehariduskeskusest ja sellest õppest seal, eks. Siis kutsehariduskeskuse õpe on, ütleme keskmiselt hea, et kui kes õppida viitsib, see tegelikult saab. Aga kõik ettevõtted, eriti tööstusettevõtted Pärnus täna on, nad võtavad tööle loomulikult sealt õpilasi ja nad õpetavad nad sisuliselt kõik ümber, eks ju, enda järgi. Et selles, ja loomulikult nad julgevad, sest ega neil ei ole valikut. Et neil on väga suur töötajate nagu puudus. Jah, Pärnu töötleva tööstuse omapära täna suuresti on selles, et ta on keskmiselt madalama palgaga, eks. Et täna nüüd nagu need riiklikud reeglistikud tegelikult suruvad seda palka tõstma mõnevõrra, eks ju, ja koheselt tekib nende jaoks küsimus, et kas nad jätavad oma tootmise siia või lähevad kuskil mujal järgmist jahimaadalt siin. Et aga põhimõtteliselt nad loomulikult nad peavadki võtma seda sama seltskonda, sest ega väljapoolt Pärnu ei ole teab mis nii-öelda seksikas tööstuslinna, eks, kus väljaspoolt hordide viisi tulevad. Vastupidi, kõik teavad, et Pärnu on kuurat, puhke linn ja selles mõttes see osa töötab selle teisele sektorile mõnes mõttes negatiivselt. Nii, aga meil on tegelikult aeg. Kail. Millest see on lisanud? Ma lihtsalt tahtsin öelda tere, Kail. Väga põnev vestlus, kuulates kõikidelt repliike siit saalist. Mina olen pärnakas, kes on ära läinud ja noh, ma nagu niimoodi võtan hoogu, et siia tagasi tulla. Mul on mitmeid siin ruumis ka neid eeskujusid, kes on seda teinud. Ja mina olen arvinud, et ma käin kollast prillidega ringi, mõtlen, et maailm on nagu äge. Ja ma olen väga nõus sellega, et kui meil ei ole neid ideid, neid inspireerivaid ideid, siis me jäämegi nendesse asjadesse kinni. Et ei ole tööd ja siis on see ja üüri pole ja noh, mis iganes. Et ma saan aru, see on nagu inimeste negatiivsuse nagu foon, millest on hästi lihtne kinni haarata, aga võib-olla et kui meil on nagu mingid suuri ideid, noh, meie saame kõik seda siin ruumis sellega ikkagi mõjutada, et meil on demokraatia ja me saame valida. Et kui me tahame valida, vabandust, jah, et meil oleks nagu äge sild, mis läheb üle jõe, siis me jäämegi seda valima, et nagu nõuame oma poliitikutelt siis neid ideid, nõuame neid perspektiiviga ideid, nõuame midagi rohkemat kui lihtsalt see, et noh, valame betooni. No te olete kõik väga häid punktid olnud, et aitäh sellest, aga lihtsalt paneme rohkem kollaseid pille ja nagu ägedamaid suuri ideid. Et ma arvan, Eestis meil on lihtsalt nagu need näited olemas, et kui kõik nälgisid, siis tuli mingi vend ja ütles, et aga nüüd teeme tiigrihüppe ja kõigil oli nagu, et aga miks, mida, et nagu meil on vähe selliseid ideid ja noh, mul võib-olla mõni on. Me oleme 2 minutit üle läinud oma ajast. Ma loodan, et see haridus ja noorte haritus Pärnus ei jää teemaks, mida me räägime sama kaua, nagu me rääkisime Uuest sillast. Nii et ma loodan, et siit tuleb see sisuline jutt, kes peab seda eest ja näeb seda visiooni ja tuleb nende suurte ideedega teeb ära. Ja mitte valima. Aitäh teile kõigile. Kiired korralduslik info, 2 asja. Üks on see, et need, kes hommikul veel ei olnud, aga te liitusid lihtsalt infoks. Meil on keskuse peale erinevad plakatideks, eelarvamusfestivali plakatid, see on QR-kood. Soovitan seda skaneerida, ühesõnaga ennast ära registreerida, kui te veel seda teinud ei ole. Miks? Me saadame teile ühest küljest tagasiside vormi, aga tegelikult tahaks need ideed või mõttekõlksud, mis täna oli kokku koguda ka, et need ei läheks lihtsalt nii-öelda kaotsi. Julgus on sinna kirja panema. Teine asi, me liigume nüüd siit majast edasi Vabakonna majja.
Te võite siit keskuse pealt otsida inimesi, kellel on nii-öelda sildid kleepsud nagu minul on. Nemad oskavad teid juhendada, ühesõnaga saame koos liikuda, te võite ka muidugi iseseisvalt liikuda. Soovitan minna, siis seal saab suppi, seal saab leiva. Aitäh teile! Jaa,